Tere päevast, head kuulajad! Mina olen Dagmar Seltsusest ja mul on hea meel, et olete tulnud kuulama meie tänast ravijuhendi veebiseminari alkoholihäirega patsiendi käsitlus, mis on ajakohastatud. Tänast koolitust viivad läbi ravijuhendi töögrupi liikmed. Kätlin Lüneküng, kes on Tartu Ülikooli Kliinikumi sõltuvushäirete keskuse õendusjuht, Ovelis Mahhov, Tartu Ülikooli psühhiaatria resident ja koolitust modereerib Peti-Maria Märk, Tervise Arengu Instituudi vanemspetsialist, alkoholi ja tubaka valdkonnas ja muuhulgas projekti Kainem ja tervem Eesti arendaja ja koordineerija ning selle töögrupi juht. Ametlikud ravijuhendite koolitused toimuvad koostöös Tervisekassaga, kes on ka kogu projekti rahastab ning need koolitused on alati osalejatele tasuta. Kõik viimaste aastate koostatud ning uuendatud ravijuhendid tulevad käsitlusele. Lisame need jooksvalt Med24 koolituskalendrisse. Ravijuhendid leiate ka aadressil www.ravijuhend.ee. Tunnistused saadame teile nädala jooksul e-postina. Kui te täna siin olete osalenud ja pole mingil põhjusel seda tunnistust kätte saanud, siis võtke meiega ühendust meiliaadressil konverentsid@selsus.ee. Järelvaatamise eest me tunnistusi ei väljasta. Tänase koolituse me salvestame ning lisame kõigile registreerunutele järelvaatamiseks 6 kuuks Med24 täienduskoolituskeskkonda ülesse. Kui me oleme video ülesse pannud, siis saadame selle kohta vastava info ja ka juhised vaatamiseks. Saadame teile ka tagasiside küsimustiku, mille palame teil ära täita. Kogu koolituse aja on võimalik lektoritel küsida küsimusi, vajutades ikoonile chat. Tänased lektorid vastavad teie küsimustele arutelu ajal, mis on planeeritud peale ettekandeid. Kindlasti kasutage seda võimalust. Soovin kõikidele kuulajatele põnevat seminari ning annan esimesena sõna Peti-Mariale. Aitäh, tervist ka minu poolt. Et nii nagu kenasti sisse juhatati, kuulusin siis mina ka töörühma alkoholi tarvitamise häirega patsiendi käsitlus selle ravijuhendi uuendamise töörühma siis. Ja miks ta siis 2020 aastal uuendamisel võeti? Väga lihtne põhjus see, et esialgsest ravijuhende ilmumisest oli möödas 5 aastat ja ajakohastamine on siis vajalik selleks, et erinevatel spetsialistidel oleks siis ühine arusaam ja oleks tagatud alkoholi tarvitamise häirega patsientide nüüdisaegne käsitlus siin Eestis. Ja ravijuhend on siis suunatud eelkõige perearstidele ja õdedele. Samas kuuluvad ravijuhendi sihtrühma ka psühhiaatrid, vaimse tervise õed, sotsiaaltöötajad, psühholoogid, tegevusterapeudid ja kõik teised siis spetsialistid, kes alkoholi tarvitamise häirega isikutega tegelevad. Ja ravijuhendi töörühm vaatas siis üle lisandunud teadusliku tõendusmaterjali, hinnati Eestis kasutusel oleva alkoholiühiku ja alkoholi tarvitamise madala riski piiride ajakohasust. Selgem pilt saadi ka sellest, milline on hetkeseis siis patsiendi käsitlusel, ravikorraldusest, toetusvõimalustest, et kuidas see seis siis hetkel on. Ja ravijuhendi ajakohastamiseks siis koostati või moodustati siis selline 8-liikmeline spetsialistidest koosnev töörühm ja enamik neist spetsialistidest kuulus ka siis algsesse juhendi töörühma. Et meeskonna liikmed olid siis Aire Klaus, erialalt sotsiaaltöötaja, aga siis ka tegevjuht ja rehabilitatsioonispetsialist AJK kliinikus, Andres Lehtmets, psühhiaater ja psühhiaatriakeskuse juhataja Lääne-Tallinna Keskhaiglas, Helen Kihl, kliiniline psühholoog ja psühhoterapeut Sensusest, Lembi Põlder, perearst, Reet Tohvre, Tartu Ülikooli Kliinikumi psühhiaatriakliiniku ülemõde, Eesti Haigekassast peaspetsialistina Mari-Liis Põld, kogemusnõustaja Lennart Madisson ja mina siis Kainem ja tervem Eesti programmi arendaja ja koordineerijana. Et selline väike sissejuhatus siis sellesse, et millest nüüd lähemalt rääkima hakkavad siis valdkonna spetsialistid, Kätlin Lünekund ja Ovelis Mahhov. Ja mina siis
aitan siin, toetan sellega, et korjan chatist kokku kõigi teie küsimused ja kui siis lektorid on oma esitluse ära teinud, et siis on see hetk, kus nendele küsimustele saab siis hakata leidma vastuseid. Et kirjutage usinasti chati, kasutage seda võimalust, korjan küsimused kokku ja peale ettekandeid siis küsimuste-vastuste voor. Ja annan sõna üle. Ja palun siis alustame ravijuhendi tutvustusega ja anname sõna Kätlinile. Head kuulamist. Aitäh! Tere siis minu poolt ka, mina olen Kätlin, nagu juba öeldud, et töötan sõltuvushäirete keskuses. Jah, õendusjuhina, aga teen ka ise sellised vastuvõtte. Nii et põhimõtteliselt igapäevaselt puutun kokku oma töös alkoholi või sõltuvushäiretega patsientidega. Aga siis kohe teema juurde edasi. Mina ise siis puudutan siin põhimõtteliselt niisugust üldist infot, sõelumist, siis võib-olla see patsiendi liikumine ja psühhosotsiaalsed siis sekkumisviisid. Aga kõigepealt võib-olla siis alustaski sellist üldine nii-öelda normid, millest siin korra juba Betty-Maria nii-öelda mainis, et praeguseks siis selle juhendi järgi on siis kehtestatud normid madala riski piirina, siis meesterahvastel on 2 ühikut ja naistel on 1 ühik. Et ma siia lõppu tõin ka välja, kuidas seda ühikut põhimõtteliselt välja arvutada saab. Aga kui nii-öelda piltlikult öelda, siis see 2 ühikut oleks siis kuskil natuke alla 2 õlle 500 milliliitrine, et ja selline 4,7 promilli või mis need erinevad promillid seal on, et see on selline 2 ühikut ja naisterahval, kui see 1 ühik võtta, siis veini mõistes võtta, siis võib-olla sihuke 120 milliliitrit alla selle natukene. Et need kogused tegelikult ei ole sugugi suured. Aga kui võtta nii-öelda nädala lõikes, siis oleks meestel 14 ühikut ja naistel 7 ühikut. Ja siinjuures muidugi see soovitus, et ei ole mõistlik teha siis seda lähenemist, et näiteks nädalavahetusel ma võin endale 14 ühikut korraga lubada, et nii-öelda kokkukogumist. Aga isegi kui seal on see 14 ühikut või 7 ühikut, siis soovitame siiski 3 või 4 päeva võiks olla sellist, kus nagu seda tarvitamist üldse ei ole. Et need on need kohad, mis võiks nii-öelda seda alampiirina, kui see tarvitamine sealt on üle, siis võiks nii-öelda häirekella juba tööle hakata. Mis kindlasti siin juures võib-olla veel välja tuua, et kui ta on niisugune regulaarne tarvitamine ja kui ta on abivahend, mingi kindel muster, et siis võiks ka, isegi kui see on täiesti seal alampiir, et ta võtabki iga õhtu 1 õlle, aga see on juba niisugune regulaarsus ja siis võiks juba hakata mõtlema, et kas see on okei ja kas sealt ei või hakata juba probleemi välja kujunema. Ja siis, kui nüüd siis sõelumise juurde minna, et nii nagu ma just ütlesin, et tegelikult mida varasemalt sellele nii-öelda jaole saada, seda parem on võimalus sellega tegutseda või abi pakkuda. Et seetõttu, kui esmatasandil või erakorralises meditsiinis seda sõelumist teha, siis on abi juba võimalik, et saab varem pakkuda. Ja sõelumiseks on hea siis kasutada audit-testi, mida kasutame meie oma töös sageli, ilmselt ka esmatasandis on juba see suhteliselt levinud, et või siis ainult need esimesed 3 küsimus audit C, et seal on põhimõtteliselt see täiesti esimesed 3 on see tarvitamise sagedus ja kogus ja sealt edasi siis lisandub neid küsimusi, kas on süümepiinad seoses tarvitamisega, kas on mingid kokkulepped ära jäänud, et tarvitamisega seoses või pealevõtuvajadus, mäluaugud, et kogu see, mis sellega veel kaasneb, on seal auditis ja seal on 10 küsimust siis tarvitamise kohta. Kõige paremini võib-olla need audit-testid ei pruugi seda infot anda niisugusel tsükli tarvitamise puhul, kui inimene tarvitab 1-2 korda aastas, ma ei tea, nädal,
et siis ei pruugi see väga hästi välja tulla, see probleem, sest audit on niisugune poole aasta info ja sealt, kui see poole aasta peal on ühe korra tarvitamine, siis võib selle audit-testi järgi tunduda, et nagu probleemi ei oleks. Nii, aga siit ma tooks välja, mis väga hea minu arust niisugune kokkuvõtlik ja puust ja punaseks tabel, et selle põhjal siis nende audit skooridest nagu vaadata ja siit tuleb ka see liikumine välja siis. Et audit testi skoorid, kui see on alla 8 punkti, see on siis niisugune madal risk. Ja selle puhul iga tarvitamine on risk, et ei ole päris nii, et kui probleemi ei ole, et siis ei ole võib-olla mõtet seda teemat üldse puudutada. Et alkoholi tarvitamine üldse on tervisele kahjulik, et niisugune info jagamine on igati teretulnud. Ja alla 8 siis see risk on siis puhtalt niisugune tagasiside andmine võib-olla. Üldine info selle, mis see näitaja nagu näitab ja võib-olla ka siis see, et mis on need normid, see, mis ma seal esimesel slaidil välja tõin. Et see on niisugune kõige minimaalsem, mida siis saab tagasiside anda. Aga kui see skoor on juba kõrgem, 8-15, on niisugune ohtlik tarvitamine, siis võiks juba võib-olla olla ka niisugune lühisekkumine, et juhtida tähelepanu sellele ennast kahjustavale käitumisele, nendele mustritele, mis on nagu tekkinud või samamoodi väga hästi saab tuua siin seda tähelepanu juhtimise juures mängu need madala riski ühikud, et kui ikkagi näha, et seal on see kõrvalkalle suhteliselt juba märgatav, et siis see võiks see koht olla, kus võiks juba hakata tekkima see mõte, et kas on probleem või ei ole probleem. Ja siis sealt edasi juba kõrgemad skoorid, kuritarvitamine 16-19 ja siis ka sõltuvus, võimalik sõltuvus või siis, et sealt üle 20. Et need siis juba võib-olla sellisest lühisekkumine igati toetav, aga võib-olla sellest ainult jääb natukene väheks. Et siin puhul siis kliiniline intervjuu oleks asjakohane, et täpsustada täpsemalt seda hetkeseisu. Et ma toon korra, lähen siit edasi, et näitan see kliinilise intervjuu puhul siis, mida võib-olla kõige rohkem nagu küsitaksegi, on see erakorraliste sekkumiste vajadus, patsientidega ohtlikkus enesele või teistele, siis milliseid sekkumisi patsient vajab, võib-olla selles osas kaardistada, siinjuures kindlasti millistega ta üldse ise nõus on või on valmis kaasa tulema. Siis see kommunikatsiooni tõhusus patsiendi raviga seotud osapoolte vahel, edasise põhjalik hindamine ja jälgimise vajadus ja siis kindlasti on selle all oluline nagu ikkagi täpsustada täpselt, et milline see tarvitamise muster on, tüüpilised kohad, kellega, siis ühikute tüüpiline joomispäeva kogus, siis kui üks on võimaluse päeva või siis võtta nädala lõikes näiteks, et nädala jooksul, kui iga nädal praktiliselt on tarvitamine, siis võib-olla ongi hea hoopis küsida, et kui palju see nädalas on ja siis sealt, et kui palju see enam keskmiselt siis päevas on. Ja siinjuures võib-olla ka hea nagu juhtida ikkagi tähelepanu selle, et mitte jääda püsima sellele, mis see keskmine on, vaid ka see, et mis need maksimumkogused võiksid olla ja kui sageli neid maksimumkoguseid juhtub. Või siis, mis see miinimum, kas nii-öelda sellest keskmisest allapoole ka neid päevi tuleb, kui näiteks tuleb sealt seda infot, et ei tulegi väga neid päevi, siis see on juba ka oluline info. Sõltuvuse ilmingud, siis sotsiaalsed kriminaalsed probleemid, mida meie ka alati esmase anamneesi juures siin küsime vaimse tervise õdedena. Ja siis kehalised haigused, psüühikahäired. Ja kindlasti kõige olulisem selle juures siis inimese enda valmidus selle teemaga tegeleda või seda infot üldse vastu võtta. Ma läheksin tagasi selle tabeli juurde. See nüüd see esmane hindamine ära teha, siin on võib-olla ma eraldi tooks välja, on ka võõrutusnähtude hindamiseks on siis SIVA test, mis
mida siis kasutada puhtalt sellisel juhul, kui patsiendil on võõrutussümptomid ja siis hinnata ära see võõrutusraskusaste. See on ka vägagi oluline, sellepärast et kui see võõrutusraskusaste on ikkagi suur, selle testi kohaselt siis üle 20, siis noh, see juba eeldab, et on sekkumisvajadus ikkagi. Me teame, et vägagi rasked võõrutused võivad olla ikkagi ka eluohtlikud. Nii, ja siit edasi siis see saab nii-öelda edasi mõelda, et kuivõrd see inimene nüüd abi vajab oma problemiga, kui suur see probleem on. Et kui see on ikkagi sihuke pigem kalduvus kuritarvitamise poole, et võib-olla seda sõltuvust ikkagi välja kujunenud ei ole veel. Noh, võiks julgelt arvata, et kui see kuritarvitamine on juba, siis tõenäosus, et see ükskordne sõltuvus muutub ilma sekkumata või ükskord see inimene ise taipab, et see ikkagi ei ole õige, kuidas see praegu toimib, siis noh, tõenäosus on suur, et see kuritarvitamine üks hetkiga siin ikkagi sinna sõltuvusse jõuab. Et see on see jätkuvalt seesama koht, et mida varasemalt selle nagu nii-öelda jälile saada, seda parem on nii-öelda tulemused. Et kui inimene ikkagi on sinna sõltuvusse juba jõudnud oma probleemiga, siis on tegelikult sellega ikkagi üpriski keeruline toimetada. Aga see varajane nii-öelda teadasaamine on tihtipeale ka see, et kuna meil ühiskonnas see alkoholi tarvitamine on ikkagi suhteliselt tolereeritud, et siis inimestel endal on tegelikult väga raske mõista, et kus maalt on see üldse probleem ja kus maalt on see täitsa normaalne, sest et noh, nii-öelda lause, mida ise tihti kuulen, et kõik tarvitavad ju, et see on noh, kõik teevad seda, et miks nende tegemine on normaalne ja minu tegemine nüüd ei ole normaalne, et siit puhul see info jagamine on ülioluline. Kuritarvitamise puhul ja siis sõltuvuse puhul ongi see hinnata, et kas piisab sellest psühhosotsiaalsest sekkumisest või siis oleks ikkagi vaja ka psühhiaatria nii-öelda kaasamist sinna, ravimite vajadust, et see siis oleneb kõik, noh, enamasti on see need juhud, kus on ikkagi teised psüühikahäired ka või siis see sõltuvus on, noh, neid aineid on päris mitu, mida siin siis inimene tarvitab ja seda segatarvitamist on järjest rohkem kahjuks. Ja need juhtumid on ka tunduvalt keerulisemad, kui siis inimesel on ühe ainega probleeme. Nii. Et siis see on enam-vähem see liikumise viis, et kui tal on juba see nii-öelda see madal risk ohtlik tarvitamine, see oleks ilmselt täiesti esmatasandil hallatav ja kuritarvitamine, sõltuvus on siis teatud juhtudel ilmselt oleks ka täiesti esmatasandil hallatav, teatud juhtudel on siis vaja ka eriarstiabi. Ja võib-olla on ka vaja kaasata üldse mõned sotsiaalsüsteemid, rehabilitatsioon, et kui nagu oma osakonna patsientide näitest nagu mõelda, siis tegelikult väga suur hulk neist ikkagi vajab ka sotsiaalset abi, et kui see meditsiiniabist jääb väheks, kui see inimene on oma probleemide ja selle keskkonnas hädas, et siis on väga raske sellest tarvitamiskäitumisest nii-öelda vabaneda sellel ajal. Nii, aga ma läheksin siis võib-olla selle just selle psühhosotsiaalsete sekkumiste osas. Et mida siis teha, kui see inimesel on see sõltuvuse probleem või kuritarvitamine, noh, tarvitamisega probleeme, ütleme siis. Et siis mis oleks need viisid, nagu, mida töötaja saaks nagu teha. Et siin sõltub väga palju ka nii-öelda inimesest endast, et mis viise siit nagu valida, et patsiendi enda praegused probleemid, nagu ma ütlesin, et võib-olla see tarvitamine on see, mis väga palju segab ta elu, aga tema enda jaoks on väga palju aktuaalselt see, et tal ei ole rahalist sissetulekut näiteks või ta peab
pere ülal pidama, aga no ei ole millegagi ülal pidada ja siis ilmselt ta ei ole väga valmis nagu seal selles osas või suuteline selles osas nii-öelda tööd tegema, et kuidas sellest alkoholi tarvitamist vähendada, sest et on hoopis aktuaalsemaid probleeme tema jaoks, võib-olla on hoopis mõni teine terviseprobleem, aga tahes-tahtmata ise me ilmselt mõistame, et see on üks koht, mis võimendab tal tegelikult neid teisi probleeme või siis on aidanud nende tekkimisele tugevalt kaasa. Siis, mis ma ka siit, et kui palju neid aineid on, mida seal tarvitatakse, et kas on ainult alkohol, kas on erinevad narkootilised ained, et selles osas on ka see sekkumise viisi valimises oluline roll, et noh, siin võivad olla sagedasti kanep, amfetamiin, võib-olla on rahustid hoopis sealjuures, et kui seal on ikkagi kombineeritud, siis see viis on, noh, kuidas sinna sekkuda, on ilmselt intensiivsem juba, ütleme siis nii. Kas on mõndasid kasuvaid psüühikahäireid või kehalisi haigusi, mis võivad nagu ka olla probleemiks, et võib-olla tal on nii-öelda füüsilisi probleeme, mis on aktuaalsed hetkel, millele seda nii-öelda peab patsient ise tähelepanu rohkem pöörama. Aga noh, nagu siin sama asi, et ega ühegi ravi juurde, ükskõik kas sa ravid psüühilisi või kehalisi haigusi, alkohol sinna raviskeemi väga hästi ei sobitu, et ükskõik mis ravimid sa siin nii-öelda võtma hakkad. Et sellest ainetest lahti saamine aitab sellisel juhul ükskõik millise nii-öelda haiguse puhul kaasa. Siis inimese enda motivatsioon, ravieelistused. Noh, kui ravieelistustest mõelda, siis on ka see, et see lähenemisstiil. Ise võiks ju tahta mõelda, et see lähenemisstiil on vägagi üks, lõpetada tarvitamine, aga sellele inimesele endale ei pruugi see tunduda, et see lähenemisstiil on ainult üks. Et tihtipeale peab oma seda lähenemisstiili valima vastavalt inimesele ja see tempo kipub ka olema vastavalt inimesele, et see võib olla alguses liikumine see, et noh, proovime vähendada kuskilt maalt näiteks. Et see on inimese jaoks aktsepteeritav. Oluline on see, et see inimene, mis aitaks nagu temal seda koostööd nagu teha. Et kui nagu väga minna seda oma suunda, et loobumine on ainuke variant näiteks, et siis võib juhtuda, et ei toimu nagu mingit muutust, aga kui minna kaasa ikkagi selle ideega, et katsume seda vähendada, noh, võib-olla sealtmaalt hakkab mingi muutus ja kasvõi see juba kontakti loomine. Ja siis kindlasti see sotsiaalsed võimalused, olemasolevad vahendid on nagu ka see oluline punkt, et ilmselt inimesel, kellel ei ole katust pea kohal, on väga keeruline selgitada, hakata tegema tööd siis sellega, et lõpetame nii-öelda alkoholi või mõne muu aine tarvitamise. Ja siin puhul nagu tahaks ka öelda, et see, ma lähen siit edasi psühhosotsiaalsed sekkumised, et nende osas kõikide, ükskõik mis aine on, kas ta on alkohol, kas ta on kanep, amfetamiin, rahusid, et need psühhosotsiaalsed sekkumised sobivad ükskõik mis nii-öelda ainega tegu on. Et see klassikaline ikkagi see, et see aine omab mingit rolli ta elus, ta täidab mingit funktsiooni ja see on see, millele enamasti see rõhumine või mingi käitumislikku harjumus. Et see on see, millele see psühhosotsiaalselt nii-öelda rõhuda. Nii, ja siis psühhosotsiaalsed sekkumised siis, et niisugused madala intensiivsusega sekkumised. Esimene kindlasti on see ikkagi harimine ja harimise juures on siis seesama asi, tuua kas või välja needsamad piirmäärad madala riski osas, et meestel 2 ühikut, naistel 1 ühik ja mis ohud tarvitamisega, see, kui nii-öelda
tervist kahjustav see käitumine on, eriti kui see tarvitamine on suurtemates kogustes, et see puhtalt seda infot jagada siis selle kohta, et võib-olla see harimise seisukohalt ei olegi nii isikust lähtuvalt, vaid niisugune üldine teave, mis see alkohol teeb inimesega. Siis motiveeriv intervjueerimise tehnikaid kasutada, mis on nagu vägagi tõhusad selles osas, eriti kui see inimene on veel sellises seisus, kus ta on probleem ja ei ole probleemi, et üks hetk nagu niisugune tunne, et saab hakkama, teine hetk on see tunne, et äkki ikkagi on probleem, et ta on sellise ambivalentne, et sõltuvuse puhul väga sage, kui meie oma osakonnas tajume seda, et üks hetk on inimene väga motiveeritud, tahaks, kui ta kohe saaks ravile, tema hakkaks kohe tegelema, paari nädala pärast, kui see ei ole võimalik kohe nagu võtta vastu, paari nädala pärast helistad, siis on juba see motivatsioon hoopis teine. Ma vabandan, mul see kaamera viskab ennast ise pidevalt välja, et siis aeg-ajalt ma kaon ära pildis. Et siis motiveeriv intervjueerimine, et selles osas see põhimõte on siis see, et võimalikult palju suunavaid küsimusi küsida, avatud küsimusi, et panna inimene ise otsima ja mõtlema siis sellel teemal ja siis sellist tagasi peegeldamist, et seda infot nii-öelda tagasi anda, kuidas see kõlab, kui see nii-öelda keegi teine inimene sedasama asja ütleb, mida sina ise ütlesid. Et see on siis motiveeriva intervjueerimise põhimõtted, et ma mitte ei hakka nii-öelda ütlema, kuidas oleks õige, vaid ma katsun leida viisi, et see inimene ise hakkaks mõtlema, mis oleksid need head lahendused või mis oleks see variandid või mis see probleem endast kujutab, kus see probleem tuleb, et see on nagu, mida rohkem inimene ise seda nii-öelda analüüsib ja kaasa mõtleb, seda suurem tõenäosus sellest infost on talle kasu, mida sihuke direktiivsem see on lähenemine, seda vähem võib seda infot nii-öelda külge inimesele jääda. Nii, ja siis, mis siin ka eelnevalt seal tabelis oli see lühinõustamine, siis et see lühinõustamine, et kui me harimine on siis selline üldisem, et üldine teave, mis alkohol inimesega teeb ja mis need normid on, siis lühinõustamiselt läheks juba nii-öelda isiku juurde, et see on siis see, et kus nagu kui nagu kaardistada seda tarvitamismustrit, kui tihti, kui palju, mis olukordades, kellega koos, mis alkoholi, kange, lahja alkohol. Et siis siin puhul nii-öelda hakata selles osas nagu tagasi ja mis on alati head kohad, kus nagu kinni haarata, on see, et kui inimesel on tihti selliseid kaebusi, mida ta ise absoluutselt näiteks tarvitamisega ei seostaks, et keskenduda on raske, väsinud olen, magan ka halvasti, midagi teha ei taha, et siis need on sellised, mida tihtipeale inimesed esimese mõttega ei hakka mõtlema, et alkohol võib-olla tulevad hoopis selle küsimusega, mul on vitamiine vaja ellu või juurde, et sellepärast, et mul üldse kuidagi energiat ja jõudu ei ole. Ja siis sealt taustaks võib-olla tuleb välja, et see tarvitamine on päris aktiivne, et vitamiinidest jääksid nagunii väheks. Et see on siis niisugune lühinõustamine, et põhimõtteliselt anda ikkagi seda infot tagasi vastavalt siis selle, mis inimese enda olukord on ja tuua välja need, kus on need ohtlikud tegurid nii-öelda ja kus on see, kus ta võib nii-öelda edasi liikuda, kuhu sa võid lõpuks sellega jõuda, et see on nagu see head kohad, mis siin lühinõustamise juures välja tuua, et selline päris niisugune hirmutamistaktika võib-olla kõige parem variant ei ole, sest et see võib tekitada hoopis vastupidist reaktsiooni, see, et ma
tunnen ennast peale seda hirmutamist niivõrd palju halvasti, et ma vajan natuke leevendust ja siis siis tulevad need ained jälle mängu. Aga et see ongi natuke selline piir, et natuke paneks mõtlema, et mis see endaga kaasa toob ja tegelikult on küll aktuaalne, sest tihtipeale on see, et ma praegu tulen toime, ma mõtlen siis, kui ma enam toime ei tule, ma siis tegelen sellega, mul hetkel ei ole ressurssi ja aega sellega tegeleda. Et jätkuvalt rõhutan, mida varem sellega tegelema hakata, seda paremad on tulemused. Ja seda samamoodi ka inimestele endale öelda, et mida varem nii-öelda seda ikkagi tähelepanu juhtida juba, et seda suurem on tõenäosus, et näiteks ei muutu sõltuvusprobleemiks, kui on ohtlik tarvitamine või kuritarvitamine. Siis madala intensiivsusega sekkumisest oleks veel ka soovitud käitumise kinnitamist, et siin puhul siis, et tekitada seda seost, et kui hea on see enesetunne, näiteks teha mingeid selliseid asju, mis toetavad seda, või seda kainust ja see just kainena tehtud tegevused ja juhtida siis tähelepanu, kui halb see enesetunne võib-olla on siis just selle joobes ja kui inimesed näiteks toovad sageli välja, et tarvitamise ajal mulle tunduvalt nagu toredam ja lõbusam ja produktiivsem, aga tihtipeale on ka see, et kui sa seda nagu täpsemalt selle kohta uurid, siis see produktiivsus kipub seal ikkagi kahtluse alla muutuma ja kui see tore ja lõbus see samamoodi, et sealt see vahe võib hoopis tekkida sellepärast, et sa lihtsalt juba kaine peaga enam ei ole nii tore ja lõbus, sellepärast et seda kainust järjepideva alkoholi tarvitamise kõrvalt ongi tunduvalt keerulisem taluda. Su keha peab põhimõtteliselt pidevalt tegema tööd sellega, et taastuda sellest tarvitamisest ja ongi raske ennast hästi tunda. Et need on need põhimõtteliselt, mida iga ohtliku tarvitamise puhul võib-olla kuritarvitamine, nagu ma ütlesin, et kui on ikkagi mingi regulaarsus ikkagi tarvitamises, siis võiks juba hakata põhimõtteliselt neid võtteid kasutama ja tähelepanu sellele juhtima. Et ka vahepeal juhtub endale tulema inimesi, kellel ei ole veel sõltuvus välja kujunenud, siis omast kogemusest võin küll öelda, et tegelikult päris hästi toimib see, et kui sa inimesele ikkagi seda infot annad ja nii-öelda peegeldad tema oma neid nüansse, mis ta oma jutus välja on toonud. Ja kasutada erinevaid töölehti siin kontekstis samamoodi, mis võib-olla aitaks nagu natuke seda struktuuri luua, et meie ise näiteks kasutame sageli sellised nii-öelda plussid-miinused, et tarvitamise kohta hea koht, kust seda motivatsiooni hankida, et kas mul on probleem või ei ole probleem, et näha, et seda nii-öelda terviklikku pilti siis tarvitamise kohta, et kus siis enamasti tuuakse välja, mis tarvitamise plussid on, mis need tarvitamise miinused on ja mis siis tarvitamisest lõpetamise plussid on ja mis tarvitamisest lõpetamise miinused on. Siinkohal võib-olla on parem see järjekord, et algul teha tarvitamisest lõpetamise miinused ja lõpetada nii-öelda vähe parema noodiga, sest et vahepeal need miinused võivad ikkagi, või tähendab, kui see tarvitamine jätkub, et siis võib need miinused päris süngeks muutuda. Nii, aga neid sekkumise viise on siis veel, et kui nüüd ravimeid siia mitte kaasata, et puhtalt psühhosotsiaalseid. Kognitiivkäitumisteraapia on näiteks üks teraapiavorm, mida oleks, mis sõltuvuskäitluse puhul on nagu hea lähenemise viis. Enamasti on see muidugi psühholoogide pärusmaa, aga juba järjest rohkem seda oskuste õpet tuleb ka näiteks vaimse tervise õdedele endale, et siis väga hästi saavad ka vaimse tervise õed ise siis neid tehnikaid kasutada oma vastuvõttudel, mis on nii-öelda kognitiivkäitumisteraapiast, et siis selles osas võib olla rohkem sellisele käitumuslikule muutumisele keskendutud, võib-olla vähem siis nende mõtetele keskendumist.
siis kindlasti on 12 sammu programm, et neid gruppe on siis AA-grupid kasutavad enamasti seda 12 sammu programmi põhimõtet. Neid on erinevates linnades, ma kahjuks ei oska öelda, kui palju ja kus, aga ma tean, et ka meie enda patsientide osad on käinud, osadele sobivad, osadele ei sobi, et see oluline võib-olla ei olegi see, et leida see üks tehnika või see, et üks tehnika peab olema see sobiv, vaid see on see, et inimesed on niivõrd erinevad, et mõnele sobib see A jube hästi, mõne jaoks on see liiga palju usku näiteks, et siis ei sobi. aga gruppide nii-öelda sõltuvuse ravis üldse grupiteraapia lähenemine on väga hea viis, et me isegi kasutame seda siin päris aktiivselt, et kui rääkida nagu ainete tarvitamisest, väga palju on ikkagi sealt seda oskuste õpetamist, info edastamist, et me teeme sedasama kõike ka siin ise, et siis seda teha ühele inimesele või teha seda 10 inimesele, et siis jõuab see info vähe rohkem ja muidugi seal on ka see nüanss, et väga sageli sõltuvusprobleemiga inimestel on see justkui see mõte, et mina olen see kõige kehvem, mina olen see kõige saamatum või mina olen ainuke sellise murega, et siis seal gruppides tuleb väga hästi välja, et ei ole ikka küll nii. Siis käitumuslikud sekkumised, et siit on siis juba oskuste õpetamine sellele, et kuidas mingit käitumist muutma hakata. Et see on see käitumuslikud sekkumised ja pere- ja baariteraapia siin osas ka, mida ilmselt puhtalt ressursi puudumise põhjusel väga ei saa kasutada, aga üldiselt võiks küll öelda, et vägagi vajalikud, et seesama põhimõte, et kui ma tegelen selle inimesega, kellel on probleem ja ma saadan ta sinna täpselt samasse keskkonda tagasi, kus see nii-öelda probleem väljendub, siis võib juhtuda, et see tagasilangus on väga kiire tulema. Ja kui sa nagu lähed nii-öelda sellele perekonnasüsteemile lähened terviklikult, siis tõenäosus, et sealt see edu on suurem, et meie ise kasutame ka näiteks selliseid kaassõltuvusnõustamisi, mida teevad ka meil endal vaimse tervise õed, et natukene siis informeerida, harida siis ka lähedasi, et kuidas sõltuvuse puhul oleks kõige parem võib-olla toimetada. Et nagu ikka, iga inimene teeb vastavalt oma oskustele ja teadmistele ja pahatihti see lähedaste tugi ei pruugi olla väga hea tugi, ütleme siis nii. Ja siis on nagu see käitumuslike sekkumise juures on see sotsiaalsete toimetulekuoskuste treening, et siin näiteks enesekehtestamise oskust ametlikes olukordades, töövestlustel, kõik see, et kuidas sa nagu enese väljendamist, enese ees seisad, oma nii-öelda mõtteid, oma vajadusi väljendad, toimetulekuoskused, oma emotsioonidega toimetulek, oma tungidega toimetulek, et need kõik oskused igati kasulikud, et siis seda tagasilangust ennetada. Aga see, kui me nagu seda tagasilanguse ennetamisest selles kontekstis nagu räägime, et siis tagasilangus iseenesest meie siin oma mõistes ei võtagi seda nii põhjapanevalt, nii et nüüd on läinud nihu või nüüd on läinud valesti, et tagasilangus suure tõenäosusega üks protsessi osa on pahatihti. Meie pigem katsume sellele keskenduda nii-öelda õppekohana, millest me saame nii-öelda õppida sellest olukorrast, sest oodata, et see inimesele nüüd meie andsime selle teadmise ja
teadmised edasi, et ta nüüd juba edukalt neid oma ellu rakendab, on ilmselt väga kõrged ootused, et kas see noh, juba töötajatel endal tekib see raskuse moment siis, et justkui eduelamust selles on pahatihti selle sõltuvuse puhul nagu tuuakse välja, et seda eduelamust justkui on vähe, aga siit on see küsimus, mis see eduelamus on, et kas see eduelamus on see, et ta on nüüd tänasest lõpuni kaine või eduelamus on see, et ta on üle pika ja suutnud 6 aega kaine olla, et ta ei ole aastaid suutnud nii pikalt kaine olla. Et see on nagu see enda puhul ka ümberhindamine. Et lihtsalt pahatihti võivad mängida omad ootused, hoiakud nagu seda rolli, et see, kas see kontakti loomine on keeruline või see, et ongi see, et ise nagu väga jõuliselt surud nii-öelda seda oma nägemust peale, et siis see inimesega toimetamine võib-olla siis ei ole väga edukas. Aga tundub, et ma olen oma nii-öelda kõik, mis ma nii-öelda öelda tahtsin, ära suutnud öelda. Ja annaksin siis sõna üle. Aitäh, Kätlin, ja anname siis jutujärje edasi Ovelis Mahovile, kes tutvustab siis ravijuhendi teist osa sellest. Nii, tere. Nii, mina olen siis Ovelis Mahov. Mina olen psühhiaatria arst-resident Tartu Ülikooli Kliinikumis. Ma olen 4. aasta arst-resident ja ma olen töötanud siis oma residentuuri tsüklite käigus siis sõltuvushäirete osakonnas, aga ma olen ka ambulatoorses töös palju puutunud kokku patsientidega, kes siis alkoholi tarvitamise häirega abi vajavad ja tegelikult statsionaarses töös nii üldpsühhiaatria osakonnas kui ka akuutpsühhiaatria osakonnas puutunud siis kokku ägedate seisunditega, mis on alkoholi tarvitamisest tulenevad ja mitte nii ägedate või krooniliste seisunditega. Ja siis see slaid oli. Ja siis mul on täna plaanis rääkida siis sellistest asjadest. Alguses natuke sellest, et mis asi see alkoholi tarvitamise häire on. Et need käivad ringi igasugu terminid, sõltuvus, kuritarvitamine, alkoholi tarvitamise häire, ohustav tarvitamine, kõik sellised asjad, aga mis need terminid siis täpselt tähendavad ja millal siis saab panna patsiendile diagnoosi sõltuvushäire, millal saab panna diagnoosi kuritarvitamine, mis need siis on. Natukene sellest, mis asi see eluohtlik võrdlusseisund on. Et siin Kätlin mainis, et tuleb hinnata, kui inimene on järsult siis alkoholi tarvitamise lõpetanud, et ega talle ei hakka tekkima eluohtlik seisund. Mina sellest ka räägin, mis siis see eluohtlik seisund on ja kuidas saab aru, et selline asi hakkab tekkima ja siis mida sellega teha. Kuna ravijuhendis on väga tänuväärselt sisse toodud ka alkoholi segakasutus bensodiasepiinidega ja tegelikult on see sage, et inimesel on mitu aine tarvitamist ja isegi mitu sõltuvust, siis paar sõna ka sellest. Räägin ka tagasilangust ennetavast ravist, eelkõige just siis farmakoloogilise ravi kontekstis, lisaks sellele heale ülevaatele, mis Kätlin andis juba siis psühhosotsiaalsetest ravimeetoditest ja natuke ka sellest siis, et mis siis teha, kui on ravi alustatud ja kuidas neid tulemusi hinnata. Et esiteks siis terminist. Et alkoholi tarvitamisega on seotud mitmeid termineid, kuna meil on praegu kasutusel RHK10, siis ma räägin RHK10-st. Ehk siis alkoholi kuritarvitamise diagnoosi, millele siis seesama screening instrument audit viitab, millest Kätlin juba rääkis, võib panna siis, kui inimesel on dokumenteeritud kahjustused, füüsilised või siis psüühilised, aga tervisekahjustused alkoholi tarvitamisest. See on inimeste puhul erinev. Kui meil on näiteks tegemist raseda naisega, siis igasugune alkoholi tarvitamine on alkoholi kuritarvitamine, sellepärast et sellest on võib tõustada füüsilisi kahjustusi. Kui me räägime alaealistest inimestest, siis samamoodi igasugune tarvitamine
on kuritarvitamine, sellepärast et alaealisele alkoholi mõju on igasuguse alkoholikoguse mõju on selgelt kahjustav. Muidugi alkoholi mõju alates siis juba väikestest doosidest on kahjustav ka täiskasvanud inimesele, aga seda ei ole alati nii selge dokumenteerida, kas ja kui palju seda kahju on juba esinenud. Aga kui me räägime näiteks perekondlikest tagajärgedest, näiteks tuleb teie juurde patsient, kes ütleb, et tema paarisuhe on lõhki läinud tema alkoholi tarvitamise tõttu, siis sellisele inimesele ei saa panna alkoholi kuritarvitamise diagnoosi, sellepärast et see ei ole dokumenteeritud tervisekahjustus. Kui inimesel on näiteks vaimse tervise probleemid, mis on seotud alkoholi tarvitamisega või alkoholi tarvitamine seda ägendab, siis jällegi saab panna. Et selline diagnoos. Ja siis on alkoholisõltuvus, mille diagnostilistest kriteeriumitest ma ka kohe räägin, aga kui on alkoholisõltuvuse diagnoos, siis see välistab alkoholi kuritarvitamise diagnoosi. Et mõlemat ei ole mõtet panna, et siis on juba sõltuvus selline raskem versioon sellest häirest ja need kokku siis on nii kuritarvitamine kui ka sõltuvus, siis mõlemad on alkoholi tarvitamise häire. Ja ohtlik või ohustav alkoholi tarvitamine on siis see, mida Kätlin mainis, mida siis aitab kindlaks määrata screening instrument audit, kus veel ei ole diagnoositav siis mingisugune kahjustus. Ütleme näiteks, et kui seesama härrasmees, kes näiteks on, kelle partnersuhe on lõhki läinud alkoholi tarvitamise tõttu, siis teeb audit testi ja tervisemõjusid selgelt ei tule, sõltuvuse kriteeriumid välja ei tule, et siis on suur tõenäosus, et ta võib saada seal ohustava või ohtliku alkoholi tarvitamise määra selles testis täis. Ja alkoholisõltuvus siis RHK 10 järgi on siis, kui on aasta jooksul esinenud vähemalt 3 nendest sümptomist. Ehk siis tugev tung või sundmõte ainet tarvitada, selline tugev soov, võimetust kontrollida käitumist aine tarvitamisel, näiteks alustab 1 klaasi veiniga, aga enne kui jõuab silmagi pilgutada, on läinud terve pudel. Kogused on suuremad, kui ta oli alguses näiteks arvestanud. Mõtles, et võtab täna õhtul 1 õlle, aga siis läks 3-päevaseks tsükliks. Et see viitab nagu raskusele siis kontrollida seda aine tarvitamist. Siis on võõrutusseisund, mis tekib siis alkoholisõltuvuse puhul siis konkreetselt alkoholi tarvitamise lõpetamisel või vähendamisel, mis on siis selline ebamugav füüsiline ja psüühiline sümptomaatika. Teatud juhtudel alkoholist võõrutusseisund võib minna ka eluohtlikuks alkoholi deliiriumiks, mis võib lõppeda surmaga, kui seda ei ravi. Et võõrutusseisund siis on samuti üks kriteerium sõltuvuse diagnoosi panemisel. Tolerantsus. Need on need inimesed, kes tarvitavad rohkem, aga sama siis purjusoleku näiteks astme saavutamiseks on vaja rohkem ja rohkem alkoholi. Et teatud joobeastmed, mis siis ilma sellise tolerantsita inimesel oleksid eluohtlikud, on inimesel, kes siis alkoholisõltuvusega on pikka aega oma tolerantsi tõstnud. Ikkagi tavapärased või siis me näeme rohkem näiteks 8-promillise joobega inimene, kes on täiesti teadvusel. On selline asi on tõenäoline siis, kui see inimene on tükk aega varem juba tarvitamist harjutanud, et see tolerantsus tekib nii aju kohanemise kaudu kui ka maksaensüümide kohanemise kaudu näiteks. Ja siis, kui on näha üks sõltuvuse sümptomitest on vaba aja veetmise või muude huvide progresseeruv taandumine, et tegelikult see alkohol võtab ikkagi või sellel juhul alkohol või sõltuvuse puhul ükskõik mis aine võtab ikkagi päris palju aega ära, et õhtu läheb sellele hankimisele, joomisele, sageli järgmine päev läheb toibumisele ja see ikkagi võtab väga palju aega ja pingutust ja selle kõrvalt ei jää nii palju aega sellele, mis inimene võib-olla varem tegi.
ja sõltuvusele viitab ka see, et inimene jätkab aine tarvitamist vaatamata siis ilmsetele kahjustavatele tagajärgedele ja selles kontekstis sobib nii füüsiline tagajärg kui ka siis elukorralduslik tagajärg. Siin on väike ülevaade, missuguseid probleeme siis umbes kui palju esineb, et alkoholi tarvitamise häire on see tipp sellest püramiidist, aga asi algab pihta juba palju madalamalt ja täpselt nagu siin varem mainitud, mida varem saab sellele asjale ligi, seda suurem tõenäosus, et inimesel ei tekigi probleemi. Nende hulgas, kes siis ohtlikus koguses tarvitavad, päris paljud on ikkagi väga üllatunud, et see kogus, mis siis nemad joovad, on ikkagi ebanormaalne ja selgelt tervist kahjustav. Just seesama, et meie alkoholi kontekst siin Eestis on nii halb, nii normaliseeritud on see joomine, et tulebki tõesti ohustava tarvitamisega inimestele tihtipeale üllatusena ja sellised inimesed, neil ei ole sõltuvusdiagnoosi veel, neil ei ole kuritarvitamisdiagnoosi ja selliste inimeste puhul on sage, et nad võtavadki tarvitamist madalamaks ja inimene, kes võib-olla muidu oleks jõudnud kuritarvitamise või sõltuvuseni, siis saab nii-öelda päästetud. Siis seesama võõrutusseisund, mida juba mainisin, et alkoholi ja tegelikult ka bensodiasepiinide puhul võib olla võõrutusseisund eluohtlik. Et tuleb näiteks teie juurde vastuvõtule inimene, kes on olnud seal 5 päevases või pikemas siis alkoholi joomise tsüklis ja kirjeldab, et tema on hakanud kuulma hääli, on võib-olla näinud seina sees erinevaid nägemusi. Kui te näiteks näitate talle valget paberilehte, siis ta näeb seal mustreid, näete, et ta higistab, iiveldab, võib-olla oksendab, käed värisevad, et tegemist on sellise väga hästi nähtava sündroomiga. Et sellisel puhul tuleks teha Chiva AR. Chiva AR on siis tõenduspõhine test võõrutusseisundi raskusastme hindamisest. Kui te Google'isse otsingusse panete Chiva AR, siis te leiate ka väga mõnusaid näiteks inglisekeelseid kalkulaatoreid, kus ei peagi ise kokku arvutama, et paned lihtsalt, kas on või ei ole või mis tasemel see sümptom on. Saate arvutada kokku Chiva skoori siis selle kalkulaatoriga ja ei pea isegi välja printima mingisuguseid lehti. Aga see konkreetne Chiva AR test eestikeelne on kättesaadav siis sellesama ravijuhendi lisana, mis siis meil praegu tutvustamisel on. Et teete selle Chiva AR testi ära ja saate tulemuse. Saate tulemuse, mis viitab sellele, et mis siis selle võõrutusseisundiga patsiendiga edasi teha. Kui Chiva AR on väiksem kui 10, siis tegemist on sellise kerge võõrutussümptomaatikaga ja selline inimene statsionaarset ravi, osakonna ravi või sellist potentsiaalselt eluohtliku seisundi ravi ei vaja. Et sellisele inimesele võib soovitada juua rehüdrooni, võib soovitada magada, mida paremini inimene magab, seda kiiremini möödub võõrutusdeliirium. Vajadusel võib näiteks soovitada ka väikeses koguses bensodiasepiine, näiteks ongi diazepam 5 milligrammi korda 2 või 3 siis mõne päeva jooksul siis vähenemas annuses. Aga kui te näete, et Chiva AR-ist on see võõrutussümptomaatika skoor ikkagi kõrgem, siis muutub see situatsioon ohtlikumaks ja tegelikult eriti kui tegemist on ka siis psühhootilise sümptomaatikaga ehk siis näiteks hallutsinatsioonidega, võiks suunata psühhiaatria kliiniku valvetuppa või kutsuda kiirabi, sest sellisel puhul ikkagi on risk, et seda inimest võiks olla vaja ravida statsionaaris. Statsionaaris ravitakse selliseid inimesi ka üldiselt diazepamiga. Neile antakse suures koguses
diasepaami, tavaliselt seal 60 milligrammi, 80 milligrammi ööpäevas isegi. Ja siis selline veenisisene rehüdratatsiooni kokteil, siis magneesiumsulfaadi, diamiini, B6 ja C-vitamiiniga. Diamiin siis Wernicke sündroomi siis ennetuseks. Ja mõnikord, kui siis patsiendile diasepaam ei sobi, siis võib kaaluda ka näiteks oksasepaami või lorasepaami, just nimelt kui mõni näiteks krooniline seisund on, mis diasepaami ka hästi kokku ei sobi. Siis on ravijuhendis väga tänuväärselt välja toodud ka alkoholi segakasutus bensodiasepiinidega. Ja bensodiasepiinidega on see, et kui inimene neid igapäevaselt tarvitab, siis tal tekib tolerants. Ja bensodiasepiinide nagu selle mõju retseptorprofiil on ikkagi üsna sarnane alkoholile. Üsna sarnane alkoholile, mistõttu bensodiasepiinega võõrutussümptomaatika leevendamiseks kasutatakse. Aga see tähendab seda, et kui kasutada võõrutussümptomaatika raviks, siis bensodiasepiine inimesel, kellel juba on igapäevaselt mingisugune bensodiasepiini annus, millega ta on ära harjunud, siis võiks talle anda selle annuse, mida ta igapäevaselt võtab, pluss siis sellise annuse, mis on vajalik siis algoritmide järgi alkoholi võõrutuse raviks. Sest muidu lihtsalt sellest doosist ei piisa. Ja üldiselt siis ikkagi ühte liiki bensodiasepiinid, ehk siis kui patsient võtab siis teatud näiteks mitut sorti bensodiasepiine, siis võiks võtta lahti bensodiasepiinide ekvivalenttabeli ja kalkuleerida selle siis üheks bensodiasepiiniks, mida talle siis anda. Ja kui on alkoholi segakasutus bensodiasepiinidega, siis isegi nagu pärast võõrutust see olukord võib vaja, pärast seda esmast alkoholi sümptomaatika leevenemist olukord võib vajada ikkagi mitu nädalat käsitlust. Ja sageli sellistel patsientil võib olla vaja siis statsionaarset ravi. Nii, see on seesama tabel, mida te juba nägite. Aga kui võõrutus on möödas, ma ütlen, et väga sage eksiarvamus on inimestel see, eelkõige tervishoiuspetsialistidel mitte nii väga õnneks, aga eelkõige patsiendi lähedastel on tihtipeale veendumus, et võõrutusravi, see ongi sõltuvuse ravi. Patsiendi lähedane räägib, et teate, et minu vanaisa käis võõrutuses, tuli tagasi, hakkas uuesti alkoholi tarvitama, üldse ei olnud kasu. See tähendab, et inimene ajab segamini võõrutusravi ja tagasilangust ennetava ravi. Alkoholisõltuvus ja tegelikult ka igasugune sõltuvus on krooniline haigus. See on krooniline haigus, mille selline sõltuvusmuster on aiu söövitunud pika aja jooksul ja üsna intensiivselt. Ja see vajab ka ikkagi ravi pika aja jooksul. Et üks nõustamine või üks võõrutus väga harva ikkagi inimese raviks on piisav. Need mustrid vajavad vaikselt aja jooksul sellist nagu püsivat pingutust, et neid ümber harjutada. Nagu siin Kätlin ka mainis, inimeste keskkond on tihtipeale sama, kuhu nad siis pärast võõrutust tagasi lähevad. Et näiteks alkoholisõltuvusega patsient, kellel siis kogu tutvuskond on seotud siis alkoholiga ja võib-olla ta on töötu ja võib-olla tal ei ole mitte ühtegi hobi ja tema paarissuhtega on kehvasti. Ja kui ta siis koju läheb ja vaatab seda sama seina, mis on alati olnud päästik, siis õlu võtta külmkapist välja, siis see on selge, et väga paljud asjad vajavad muutmist, et tema elustiil üldse oleks selline, et ta oleks võimeline seda kainust hoidma. Ja uuringuid vaadates tegelikult ongi nii, et ongi krooniline haigus ja tagasilangust ennetav ravi
ei käi niimoodi, et pärast võõrutust on inimene kaine ja kui uuesti tarvitab, siis on läbi kukkunud, vaid see käibki nii, et alguses on 2 nädalat kaine, järgmisel korral on võib-olla 2 nädalat ja 3 päeva kaine, siis võib-olla on jälle 2 nädalat, siis õnnestub inimesel olla kuu aega kaine ja niimoodi väikeste sammude kaupa see läheb, pisikeste sammude kaupa ja need inimesed, kes siis sellel teel püsivad, siis enamus neist saab siis tarvitamisest lahti. Kui me käsitleme siis sõltuvust kroonilise haigusena. Et meie siis meditsiinispetsialistidega ikkagi näeme neid inimesi, kes pärast siis esmast võõrutust ikkagi tulevad uuesti ja meil tekib selline pettumus ja tüdimus ja lootusetuse tunne. Aga tegelikult ega ma ju neid väga ei näe, kes koju läksid ja siis lõpuks said ikkagi tarvitamisest lahti. Ja tõesti, nagu see Kätlin mainis, siis see, et ta suudab samm-sammult seda vaikselt seda tarvitamist vähendada, ongi normaalne haiguse kulg ja kui ta niimoodi jätkab, siis ta saabki sellest lahti. See on natuke, kui niimoodi suhtuda, siis on endal ka kergem uskuda neid uuringuid, mis ütlevad, et enamus saavad lahti. Ja siis tagasilambukust ennetav ravi koosneb siis kindlasti psühhosotsiaalsetest sekkumistest, sellistest, mida patsient vajab ja nii palju, kui ta neid soovib või on valmis vastu võtma ja siis ka farmakoloogilistest sekkumistest, siis eelkõige siis mõõduka või raske sõltuvuse korral. Et kui on patsient, kes ikkagi ikkagi täiesti keeldub igasugustest psühhosotsiaalsetest sekkumitest, aga ainuke asi, mida ta on nõus tegema, on ikkagi rohtu võtma, siis tegelikult me oleme kirjutanud ikkagi selle rohu ka, sest see on ikkagi parem kui mitte midagi. Aga kui vähegi võimalik, siis ikkagi rakendada kas või lühisekkumist, kas või igapäev või korralistel vastuvõtul sellist regulaarset nõustamist. Ja üks kõige suuremaid faktoreid, mis siis mõjutab seda, kui hästi inimesel õnnestub siis sõltuvusest vabaneda nõustaja juures, on see aspekt, kui palju nõustaja ise usub, et see on päriselt võimalik. Et kui on selline nõustaja, kes usub, et see töö, mis ta teeb, ei ole lootusetu, tegelikult patsient tajub selle ära ja ta tajub seda lugupidamist ja seda lootust temasse, mida ta võib-olla ise ei ole leidnud. Ja tegelikult uuringud näitavad, et sellisel puhul on tõenäolisem, et tal õnnestub siis tarvitamisest lahti saada. Nüüd nende farmakoloogiliste sekkumiste kontekstis ma tahaksin kindlasti ära mainida siis legendaarsed torpeedod ja need nii-öelda implantaadid. Et sellised asjad, kus pannakse öeldakse patsiendile, et pannakse kapsel sisse või tehakse torpeedosüst, on platseebo, et isegi kui seal on mingisugune kogus ravimit selles kapslis, kunagi oli see selline, kus pandi lihtsalt 2 tabletti mingisugusesse konteinerisse, mingi hetk hiljem oli seal mingi muu konteiner, et nende tulemusel tegelikult ei teki vereringasse sellist kogust ravimit, mis oleks päriselt efektiivne. Osad arstid neid väga kiidavad, ütlevad, et kui patsient on sellise mitte tõenduspõhise torpeedosüsti ära saanud ja ta ise usub sellesse, siis mis selles halba saab olla, kui inimene saab lahti, aga tegelikult patsiendi informeerimise mõttes ei vasta teatud eetika põhimõtetele ja tõendusmaterjal seda ka ei soodusta. Rääkimata sellest, et ka minul on olnud patsiente, kes on tulnud ja öelnud, et tehti torpeedosüst ära ja proovisin ikka igaks juhuks ja vaatasin, et üldse ei ole efekti. Et tegelikult võiks, kui on võimalus ikkagi kasutada, kui kasutada farmakoloogilist ravi, siis ikkagi tõenduspõhiseid ravimeetodeid. Ja selleks on erinevaid. Üldiselt siis keskmise või raske alkoholi tarvitamise häire korral. Ja meil on Eestis siis valikus põhimõtteliselt 2 ravimiliiki. Kaks ravimiliiki. Üks on selline raviliik, mis sellisel puhul, kui inimene selle ravimi mõju all tarvitab alkoholi, tal hakkab väga paha ja ta ei tarvita alkoholi sellepärast, et ta teab, et tal hakkab halb. Potentsiaalselt isegi
eluohtlik. Selliseid ravimeid võttes on ainuke variant siis täielik ainus. Ja siis on olemas sellised ravimid, enamasti kasutatakse naltreksooni, aga on võimalus kasutada ka nalmefeeni Eestis. Suukaudselt on nad Eestis saadaval, mis siis vähendavad seda alkoholi tarvitamise tungi ja vähendavadki ka siis seda mõnu, mida siis alkoholi tarvitamine valmistab. Et patsiendid kirjeldavad, et läksid alkoholipoest mööda ja nagu ei tahagi enam nii palju. Või siis et mõtlesin, et ilmselt võtan 3 jooki, aga võtsin 2. Ja nende ravimite pluss on see, et neil ei juhtu väga midagi, kui inimene ka nende foonil alkoholi tarvitab, ei teki mingisugust ohtlikku koostoimet. Ma kohe räägin ka täpsemalt ravimitest. Aga farmakoloogilise ravi valik võiks põhineda nagu ikka patsiendil ja tema eelistustel. Et kui me räägime disulfiraamist, mis on siis aversiivne ravi, aversiivne ravi, see on siis see, et sellega koos hakkab patsiendil paha, siis seda võiksid võtta ikkagi sellised patsiendid, kes on kognitiivselt võimekad ja kelle puhul te usute, et ta tõepoolest, kui ta teab, et tal see ravim on veres, siis ta alkoholi ei tarvita. Väga selge patsiendi haridus, igasugused nõusolekulehed. Disulfiraami nõusolekuleht on muide ka ravijuhendi lisades olemas, et see võiks olla kognitiivselt võimekas patsient. Aga naltreksoon või nalmefeen sobib ka patsiendile, kes vahepeal üldse unustab ära, mis ravimit ta võtab või unustab ka ravimit võtta. Naltreksoon siis. Ma panin ka siia juurde hinna, et tegelikult saab naltreksooni väga ilusti kirjutada ka perearstikeskustes. Ja see on siis see ravim, mille eesmärgiks on tarvitamise vähendamine. Et karp maksab seal 32 €. See on kahjuks ilma soodustuseta. Mõni patsient on öelnud, et maksab vähem kui siis kuine alkoholi tarvitamine, aga see sõltub patsiendist. Ja see siis vähendab seda naudingut. Ja sellega on tõestatud, et ta vähendab ikkagi joodud kogust ja ka tungi. Opioidi antagonist. Muidugi opioidi tarvitamine opioidi antagonistile on vastunäidustus. Väga selgelt tuleb, kui seda kirjutada, siis intervjueerida patsienti ja veenduda, et ei võta opioide. Ja kui võtab, siis peab olema nende viimasest võtmisest möödas piisavalt aega, sest need ei sobi kokku. Ja kui on patsiendil äge hepatiit või maksapuulilikkus või väga raske neerukahjustus, siis samamoodi naltreksoon ei sobi. Seal muidugi tuleb kaaluda plusse või miinuseid. Et kui on näiteks mingil määral patsiendil maksakahjustus, aga tõenäoline, et ta igapäevase alkoholi tarvitamisega kahjustaks oma maksa veelgi ja diirsulfiraam talle ei sobi, siis tuleb siis näiteks konsulteerida mõne siis sisearstiga, kes on patsiendi maksakahjustuse osas, oskab selle ulatust hinnata ja võib-olla aidata hinnata siis, mis võiks see naltreksooni risk inimesel olla. See depoo on teoreetiliselt Eestis võimalik, minu teada praktiliselt mitte veel kahjuks. Igapäevane on siis 50 kuni 150 igapäevaselt või riskiolukorras. Eesti siis või Tartu sõltuvushäirete arstid soovitavad ikkagi patsientidele, et kui nad naltreksooni võtavad, siis võtta see tablett kohe hommikul ära, siis on tehtud, siis on selleks päevaks korras. Aga tegelikult seda võib tarvitada ka siis, kui patsient teab, et tal tuleb alkoholi tarvitamisega üritus, et siis ta võtab enne seda üritust. Ja võiks maksaensüüme jälgida nii enne ravi kui ka ravi ajal. Opioide selgelt ei tohi kasutada ravi ajal. Ja kõrvaltoimeid võib olla siis erinevaid ebameeldivaid ja need on väga individuaalsed. Osadel on väga häiriv ja osadel ei ole üldse mitte. Nalmefeen on Eestis uue. Samamoodi opioidi retseptori antagonist. Samamoodi vähendab naudingutunnet, vähendab tungi
ja võõrutuses tekivad düsfooriat ja ärevust samamoodi. Erinevalt naltreksoonist, tal ei ole seda, et mida suuremas doosis võtta, seda kehvem on maksana, suurem biosaadavus ja tugevam seondumine siis opioidretseptoritega. Algab natuke aeglasemalt ja mõjub pikemalt, et selles mõttes nagu vahetult enne siis pidu võtmiseks on naltreksoon parem ja kallim. Kuna ta on nii palju oluliselt kallim, siis ausalt öeldes nagu pigem vähe kasutatakse, aga on variant ja on, näete e-apteegis vähemalt 31. jaanuari seisuga täiesti olemas. Ja loomulikult on nalmefeeni vastunäidustused, ka opioidide tarvitamine ja raske neerumaksapuudlikkus. Sarnased kõrvaltoimed, mis naltreksoonil. Ja siis on disulfiraam. Disulfiraam on see rohi, millega inimesel hakkab paha, kui ta seda võtab. Kui disulfiraami kirjutada, see inimene võiks väga hästi aru saada, mida see tähendab. Kui ta võtab alkoholi koos selle ravimiga, ideaalis võiks välja printida nõusoleku lehe. On soovitatud ka näiteks mõnel pool siis patsiendi lähedasi informeerida ja selles osas nendega koostööd, aga see sõltub patsiendist. Ja selge on see, et see võib olla eluohtlik. Päriselt juhtub ikkagi vähe neid eluohtlikke situatsioone, aga ikka võib juhtuda ja see on ka väga individuaalne. Mõni patsient ütleb, et disulfiraamiga tal kergelt hakkasid ainult põsed punetama ja mõned saavad ikkagi raske rütmihäire. Et patsient peab teadma ja hinna poolest muidugi selles mõttes väga hea. Ja manustamine siis 250–500 milligrammi. Eelnevalt võiks olla 2 ööpäeva siis alkoholi mitte joonud ja samamoodi 14 päeva pärast ravi lõpetamist alkoholist hoidumine. Kõikide ravimitega tegelikult ravikestus, nagu uuringud on tehtud üldiselt 3–6 kuud, et keegi ei ole lihtsalt väga pikemalt uurinud ja sellepärast on ka ravi juhendis soovitus, et ravi võiks kesta vähemalt 6 kuud. Aga reaalsus on see, et neid inimesi, kes seda ravi vajavad pikemalt on ja ravivajaduse pikkust võiks hinnata individuaalselt. Et see, et neid uuringuid ei ole tehtud pikemaid kui 6 kuud, ei välista seda, et inimene ei võiks võtta neid rohtusid tegelikult aastaid. Ja samamoodi enne disulfiraami kirjutamist võiks võtta maksaensüümid ja samamoodi ravijooksu. Tema puhul opioidid ei ole vastunäidustus, koronaarhaigus ja psühhoos. Ja tegelikult kõik haigused, mis segavad inimesel siis reaalsust adekvaatselt hindamast ja meenutamast, et hommikul võtsin selle rahu, et täna ei tohi alkoholi tarvitada. Ja kõrvaltoimed võib olla siis väsimus, uimasus, peavalu ja dermatiit sagedasemad. Selles ravijuhendis on tegelikult ka väga head tabelid. Näiteks ongi tabel, et võtate patsiendi ette, teete linnukesed, et missugused neid omadused patsienti iseloomustavad ja siis vaatate, et missugune siis nendest ravimitest talle kõige paremini sobiks. Ja need on tegelikult väga hästi kasutatavad perearsti abis. Selleks ei pea minema psühhiaatri juurde, et maksaanalüüsid võtta ja väike naltreksoon või disulfiraam patsiendile kirjutada. Muidugi ma saan aru, et ajaga on keeruline, eriti disulfiraami nõustamisel, aga on täiesti tehtav see ambulatoorselt perearsti kabinetis, kui keegi soovib ja väga palju saab abi sellest ravijuhendist. Ravijuhendis on ka lisaks sellele tabelile on ravijuhises ka selline põhjalikum jutuga tabel kõikide kõrvaltoimetest, plussidest ja miinustest siis nendest medikamentoossetest ravimitest, mis kasutatakse praegu Eestis. Et kui selline olukord tekib, siis soovitan see juhend lahti võtta ja vaadata. Et ravimitest ikkagi need on alkoholi tarvitamise häire puhul soovitatakse ikkagi kasutada neid ravimeid, mida ma just praegu rääkisin. Et on igasuguseid uuringuid tehtud erinevate antiepileptikumide ja antidepressantidega,
aga nende ravimitega on niimoodi, et need on näidustatud siis, kui patsiendil on mingisugune kaasuv psüühikahäire. Ehk siis lihtsalt alkoholisõltuvust ilma kaasuva mingisuguse psüühikahäireta antidepressantiga ravima hakata ei ole mõtet, sest see ei ole väga tõenduspõhine. Muidugi siis tekib küsimus, et kui on inimene, kellel on alkoholi tarvitamine ja meeleolu langus ja et kumb on muna ja kumb on kana, et kas enne oli depressioon ja siis alkoholi tarvitamine või siis enne alkohol ja siis sellest tulenev meeleolu langus, siis ideaalis ravijuhendid ütlevad, et enne kui siis nagu psühhiaatriliselt hinnata ja muu psühhiaatrilise ravi vajadust siis hinnata, võiks inimene olla ikkagi mõnda aega ikkagi kaine. Reaalsuses see ei ole alati võimalik, aga kui on võimalik näiteks niimoodi, et alustada näiteks aversiivse või tarvitamist vähendava raviga ja siis näiteks paari nädala või kuu pärast, kui inimene on ikkagi kaine või oluliselt kainem, hinnata uuesti seda meeleolu seisu, siis võiks tegelikult saada realistlikuma pildiga muude psühhiaatriliste ravimite vajaduse osas. Minul oli näiteks patsient, kes oli täitis kõik depressiooni kriteeriumid ja talle töötas see naltreksoon super hästi. Ta võttis igasuguse tungi ära ja tuli 2 nädalat pärast seda ravi alustamist, kohtusime uuesti ja igasugune meeleolu languse sümptomaatika oli nii palju kadunud, et depressiooni diagnoosi sealt enam välja ei tulnud. Samas, kui on näiteks teada juba patsiendil anamneesist enne alkoholi tarvitamist juba meeleolu langus, siis ilmselt võib kaaluda ikkagi nagu ka alkoholi foonil näiteks selle psühhiaatrilise ravi tarvitamist. Et see sõltub patsiendist. Ja siis on ravi pikkus ja tulemuse hindamine. Et nagu ma mainisin, siis enamus nendest uuringutest, mis on tehtud siis medikamentoosse raviga, on siis 3 kuni 6 kuu pikkused, neid lihtsalt ei ole teada, mis saab edasi. Ja seetõttu on siis soovitus ka, et see ravi võiks kesta 6 kuud. Võiks olla nagu avatud olukordadele, kus patsient näiteks, kes on ravi lõpetanud, võiks talle jätta nii-öelda ukse lahti. Et võiks talle jätta nii-öelda ukse lahti, et ta võiks uuesti alati pöörduda, kui ta tunneb näiteks, et tal läheb elu stressi rohkemaks ja ta tahab uuesti seda naltreksooni või disulfiraami, lihtsalt, et tal uuesti ei hakkaks tarvitamine pihta. See on ka täiesti okei asi, millega seda ravimit tahta. Nagu siin Kätlin mainis, siis üks olulisemaid asju hinnata siis sõltuvusravi kontekstis on patsiendi psühhosotsiaalne keskkond. Ehk siis enamasti on ikkagi mingisugused eluraskused või ka mingisugused tagajärjed, mis teevad inimese reaalsuse selliseks, et tal on seal ilma alkoholita väga raske olla. Ja see, et see tung natuke väheneb, tihtipeale ikkagi ei võta neid mingisuguseid emotsioone ära, see ei võta ära neid olukordi, kus tal on keeruline olla ja mõnikord ka patsient kasutab alkoholi siis enda mõne vaimse tervisehäire nii-öelda ravimiseks või ka siis sotsiaalse olukorra lahendamiseks. Et kui need asjad jätta niisama, siis on väga ebatõenäoline, et seal midagi muutub. Üldiselt või väga sageli ikkagi patsiendid vajavad psühhosotsiaalset abi, väga sageli vajavad psühhiaatrilist abi. ATH sagedus on alkoholisõltuvusega inimeste seas üsnagi või üldse sõltuvusega inimeste seas üsnagi sage, kuna ATH-ga inimesed kipuvad olema impulsiivsed ja kui näiteks ATH-d ravida, siis võib juhtuda, et sõltuvusega on näiteks palju kergem toime tulla, samamoodi ka depressiooni või näiteks ka kroonilise valuga. Et ikkagi see ravi jooksul ja ravi jälgimise jooksul see nii füüsiline, vaimne kui ka psühhosotsiaalne kontekst, kõik võiks olla nagu, selle võiks arutada läbi igal visiidil. Ideaalis võiks patsiendiga olla kontakt enam-vähem, kas siis füüsiliselt kontakt või telefoni teel kontakt. Umbes kord kuus, et ta tunneks, et teda ei ole ära unustatud ja saaks ikkagi selle progressil hoida silma peal. Kui varem arvati, et selleks, et inimene hakkaks siis oma sõltuvusraviga tegelema, peab ta ära käima nii-öelda täiesti põhjas, siis tänapäeval on olemas meil motiveeriv intervjueerimine,
mis ongi disainitud selleks, et patsienti aidata aru saada, et võib-olla see kainus või võib-olla see tarvitamise vähendamine on see, mida ta hetkel soovib ja see mõjub ka inimeste puhul, kes ei ole omadega põhjas ja see mõjub ka inimeste puhul, kelle siis tarvitamisele saab piiri peale, enne kui nad hakkavad oma tervisega kuhugi kehva kohta jõudma. Et kui on võimalik enamus teist on ilmselt käinud, aga kui on võimalik motiveeriva intervjueerimise koolitusel käia, siis ma väga soovitan ja alkoholi tarvitamisega seotud nõustamise uuringud samamoodi väga siis soovitavad, et see motiveeriva intervjueerimise nõustamisstiil sobib super hästi ja on tulemuslik siis alkoholi tarvitamise häirega inimese nõustamisel. Siis kuidas seda ravi või seda paranemist dokumenteerida, selleks kasutatakse audit-testi, aga tegelikult praktikas selleks kasutatakse ka alkopäevikut, et nad eriti just nendel, kes tsüklite kaupa tarvitavad, et nad audit-testis see ei pruugi midagi väga hästi välja tulla, oleneb sellest tegemise vahemikust, aga alkopäeviku järgi on seda progressi ikkagi mõnikord parem hinnata. Nüüd laborianalüüsid, maksaanalüüsid, CDT, verenäitajad, mis võivad olla alkoholi tarvitamisega inimesel häiritud, et sellise ravi tulemuse hindamiseks on nad mõnikord inimesele päris motiveerivad. Skriinimiseks nad ei ole kõige paremad, sest see, mis kellelgi analüüsidest tõusnud on väga individuaalne, aga inimesi on praktikas näha ikkagi väga motiveerib see, kui nad näevad paberi pealt, et näete, et 3 kuud tagasi teie maksaanalüüsid olid, näete, nii kõrged ja nüüd, kui te olete tarvitamist vähendanud või teil on õnnestunud siis tekitada kaine periood, on teil maksa funktsioon nii palju taastunud, siis see on ikkagi inimesele tihtipeale väga motiveeriv. Ja igal visiidil tegelikult võiks olla selline kontakt, kus rakendatakse motiveeriva intervjueerimise põhimõtteid ja patsiendi jõustamist, nõustamist. Et sõltuvusega patsientidel on tihtipeale see, et nende elust on ära võetud igasugune isiklik vastutus, keegi neid ei usalda, keegi neid ei kiida, kõike nad teevad kehvasti ja usuvad, et nad on niikuinii läbi kukkunud. Et kui nad saavad visiitidel seda nagu jõudu ja motivatsiooni ja vaatamata sellesse, et mitte keegi neisse ei usu, siis ikkagi see vaimse tervise õde või arst või nõustaja ütleb, leiab neid väikeseid pisikesi positiivseid samme ja kiidab nende eest, siis see ikkagi mõjub väga hästi patsiendile ja uuringud näitavad, et selline nõustamisstiil ka on efektiivne. Et kui mingi asi ei toimi, et kui tundub, et on kõik tehtud, aga ikkagi patsient tarvitab siis liigses koguses alkoholi, võiks igaks juhuks vaadata üle uuesti selle nii vaimse tervise kui ka füüsilise tervise kui ka psühhosotsiaalse konteksti. Kas seal on midagi, mis seda patsienti siis tarvitama soodustab või midagi, mis on jäänud märkamata, midagi, mis saada muuta. Et kui sai siin enne mainitud näiteks neid gruppe, kas anonüümsed alkohoolikud või tugigrupid. Näiteks kui patsiendi sotsiaalne kontekst on parem selline olnud, et kõik tema sõbrad tarvitavad, siis sellised grupid on eriti head just neile patsientidele, sest nad jäävad üksi ju pärast seda, kui nad lõpetavad. Mitte kedagi ei ole, kes neid siis oma kainuses toetaks ja kui nad leiavad sellest grupist toe, siis ja mida nad mujalt ei saa, siis on nagu eriti hea, et just sellistele patsientidele need grupid näiteks tihtipeale sobivad. Jällegi, nagu Kätlin mainis, et nad ise võime mõelda, et tahaks patsienti hirmutada ja tahaks talle panna ultimaatumi ja küll ta siis kartma hakkab ja teeb. On harvem kirjeldatud selliseid olukordi, kus patsiendil on näiteks mingisugune raske tervisesündmus, mingi infarkt või napilt eluga pääsemine, pärast mida nad siis alkoholi tarvitamise lõpetasid, aga enamasti ikkagi nagu liigne hirmutamine tekitab inimeses stressi ja kui miski tekitab inimeses stressi, siis ta ei taha sellele teemale mõelda.
kui tervishoiuspetsialist on üleolev, on patroniseeriv, isegi kui ta on seda põhjusega, siis inimeses tekib ebameeldiv tunne ja kui inimeses on ebameeldiv tunne, siis ta ei taha minna selle spetsialisti juurde ja tal tekib vastik tunne, kui ta selle alkoholi teema peale mõtleb. See on asi, millega ta ei soovi tegeleda. Et mida rohkem õnnestub patsiendile anda nagu sellist agentsust, vastutust, julgustada, kiita ja siis motiveerida ja mida rohkem tal tekib selline positiivne emotsioon seoses iga vastuvõtuga, seda suurem siis on tõenäosus, et ta jätkab selle kainuse teekonnaga ja et see tal ka õnnestub. Jällegi tagasilangusi inimesed ja inimeste lähedased võtavad hästi katastroofiliselt, aga tagasilangust on norm. Tagasilangust, et kuna see tarvitamise muster on ajusse niivõrd nagu pikalt kinnistunud ja see on nii automaatne, seda on väga raske muuta, nõuab pingutust, see võtab aega ja võtab ka mitmeid proovimisi, see on täiesti normaalne ja loomulik, et aeg-ajalt juhtub, isegi libastumiseks saab neid mõnikord nimetada. Ja see ongi just see õppimise koht, et sellest saab mitte patsienti hurjutada, vaid mingil määral normaliseerida, mitte nii palju, et ta arvaks, et nüüd peakski nii tegema, aga ikkagi nagu, et ta ei tunneks ainult häbi, vaid ta suudaks sellele olukorrale mõelda niimoodi, et ta läheb oma eluga edasi ja võtab seda nagu, et õppimiskogemusena. Ja kui on ikkagi väga raske alkoholitarvitamise häire, millest siis inimene on saanud jagu, siis tegelikult isegi siis, kui ta on olnud tükk aega kaine, siis võiks kas või ennetavalt aeg-ajalt inimesega kohtuda ja siis mõelda läbi või analüüsida läbi, kas on mingisuguseid riskifaktoreid või probleeme, mis võiks olla risk sellele, et inimene hakkab uuesti tarvitama. Nii, minu poolt on praegu kõik. Ettekanded on jõudnud lõpule ja vahepeal on laekunud siis tervelt 2 küsimust. Et mõlemad küsimused laekusid küll Kätlini ettekande ajal, aga ma arvan, et vastata saate te siin mõlemad või täiendada teineteist ja kutsun üles ka veel seda, et kui kellelgi nüüd on ikkagi veel mingisuguseid küsimusi või mõtteid, mida jagada, et Ovelis ju alles lõpetas oma ettekande, et kui temale mingeid küsimusi, et siis väga teretulnud veel ka praegu, kui te kirjutate, et siis saan need kohe siit chatist kätte. Aga esimene küsimus, mis tuli, on, et kuidas saab kaasata spetsialisti, kui inimesel ei ole kindlustust ja on erinevate ainete sõltuvus? See oli Kätlinile, ma saan aru siis, jah? Jah, et see oli Kätlini ettekande ajal, et Kätli võib-olla saab alustada vastamisega, kui Ovelisil on midagi täiendada, et siis saate üksteist täiendada. No erinevad, kui on alkohol, et nende erinevate ainete seas, siis on mõnevõrra lihtsam, sellepärast et alkoholihäire puhul on meil ikkagi see ennetav osa, kus me saame ka käsitleda ka inimesi, kellel ei ole kindlustust ja me saame seda täiesti ka statsionaarset ravi pakkuda sellisele inimesele, kellel ei ole kindlustust. Aga kui seal ei ole alkoholi ja on ainult siis narkootilised ained näiteks, et siis on juba keerulisem. Üks variant on opioidsõltuvuse puhul, mida meil rakendatakse ka asendusravina. Et see on samamoodi siis Tervise Arengu Instituudi poolt rahastatud ja patsiendile endale või inimesele endale on ta siis nii-öelda võimalik selles programmis osaleda, nii et ta ei pea maksma selle ravi eest. Aga muus osas, kui ta on nii-öelda kindlustamata ja on, ma ei tea, näiteks kanep, et siis tal on see vastuvõtt ikkagi tasuline. Kätlin, kas sõltuvushäirete õe vastuvõtule näiteks Tartus saab saata ainult inimest, ma saan aru, et seal võetakse kindlustamata inimesi vastu, kas sinna saab saata ainult inimest, kellel on alkohol, et muude ainetega mitte? Sõltuvushäirete keskus ei saab kõiki, meil on selles mõttes, et nii-öelda aine peab mängus olema. Et hasartmäng või nutisõltuvus, see nagu ei lähe mängu, aga
Aga noh, lihtsalt see, et kui jutt on kindlustamata, aga muidu on meil nagu ma ütlen, järjest rohkem on segatarvitajaid, aga kanep, amfetamiin, lihtsalt see, et alkoholi puhul võib-olla see kodeerimine või see inimesele see kättesaadavus on tsipa parem. Aga üldiselt, kui nagu mõelda, et kuidas nii-öelda siis eriarsti juurde jõuda, oskan peamiselt rääkida siit ikkagi Tartu kontekstist, meie sõltuvusjärgede keskuse raames, et selleks saab üldregistratuuris panna vaimse tervise õe juurde aega, selleks ei ole vaja saatekirja. Ja kui vaimse tervise õe vastuvõtul nii-öelda jõuda, siis õde esimene vastuvõtt on puhtalt, ongi väga palju sellist kaardistamist, olukorra hindamist ja sealt siis on see nii-öelda psühhiaatri, kui on vajadus kaasata. On ka tegelikult täiesti selliseid olukordi, kus vaimse tervise õde praktiliselt saab ise, kui on väga ainult psühhosotsiaalne sekkumine. Aga otse psühhiaatri eriarsti nii-öelda juurde ei saa, saab ainult läbi vaimse tervise õe juurde või siis ongi perearst konsulteerib psühhiaatriga. Kas ma saan aru, et Tartus on vaimse tervise õe vastuvõtud ja sõltuvusõe vastuvõtud eraldi ja ma olen aru saanud, et kui helistada ja panna aeg, siis tasub öelda, et sõltuvusõe vastuvõtul on mul õigus. Jah, et selles mõttes, et siis on kindel, et on õige koht. Iseenesest tegelikult täiskasvanute ambulatoorses osakonnas ka vaimse tervise õed võtavad vastu ja saavad suure tõenäoliselt ka väga edukalt. On mõned inimesed, kes ongi tegelenud ka selle sõltuvuspatsientidega varasemalt, et seetõttu seal on ka inimesi, kes suurepäraselt oskavad seda tööd teha, aga sõltuvusjärgede keskuselt on ainult avatud siis need ajad, mis on puhtalt sõltuvuspatsiendile ja noh, mis siis selle sõltuvusravikeskuse osas on nagu see, et see kättesaadavus võib-olla, et meil on nagu kergem seda statsionaari suunata, meil on päevaravi suunata, et see liikumine on vähe siis paremini võib-olla koordineeritud selles osas. Nii, tekkis veel lisaks arutelu ka Tallinn-Tartu võimalused. Siin väga kenasti haakub veel üks laekunud küsimus selle teemaga, et küsimus siis, kuhu suunata patsiente abi saamiseks, kes ise soovib abi saada, kuid soovib kindlasti anonüümseks jääda. See tähendab, et ei ole nõus siis, et terviselukku jääks maha märge näiteks diagnoosist. Jah, sellega on keeruline, et kui inimesel on pandud diagnoos ja ühtegi ravimit selle diagnoosiga kirjutatud ei ole, siis tegelikult inimene saab panna selle oma digiloost niimoodi kinni, et keegi ei näe, mis tehtud on. Et kui on tehtud mingisugune asi ravimiga ja selle ravimiga seostatud inimesel siis mõni sõltuvusdiagnoos, siis seda diagnoosi digilukku panna, see jääb nähtavale läbi retseptikeskuse. Aga muidu, kuidas see, Kätlin, teil on, kas teil on mingisugune anonüümne võimalus? Ei ole anonüümset võimalust, et me ikkagi, üks meie töö osa on, me peame seda dokumenteerima, aga noh, anonüümsed alkohoolikud on ilmselt see, kus mingid märkima jääd, kui ta puhtalt nii-öelda sellist psühhosotsiaalset lähenemist vajab, aga kui on ikkagi farmakoloogilist ravi vaja, võib-olla on psühhiaatrid mingid konkreetsed teraapias, et siis on ikkagi, see on kõik dokumenteeritud. Jah, tasulises süsteemis, kui inimene pöördub, ma kujutan ette näiteks kogemusnõustaja poole või siis tõesti mõnesse nendesse tugigruppidest, mis on anonüümsed, siis see on variant või siis näiteks erasüsteemi psühholoogi poole. Et need on variandid anonüümselt tegeleda selle teemaga, aga kui on ikkagi nagu arstlik töö, siis meil on dokumenteerimiskohustus, mida kui retsepti ei ole, siis inimene võib digiloost kinni panna, kui ta soovib pärast. Aga kui ma nagu mõtlen, see väga palju meile jõuab ka inimesi, kes alguses mõtlevad, et ma jumala eest ei tahaks, et keegi seda teada saaks, et noh, see hirm on kuidagi paisutab selle hästi suureks, et kes kõik võivad sellest teada saada, mis minust tööl mõeldakse nüüd, kui see jutt peaks levima. Et tihtipeale ikkagi, kui nad siin meie juurde jõuavad ja kui me oleme nii-öelda kontakti loonud, siis sealt päris sageli see hirm nii-öelda taandub. Et see, et kuskile märk maha jääb, see ei tähenda, et see märk on kuskile nii-öelda avalikult postitatud, vaid see ikkagi on suhteliselt keeruliselt kättesaadav inimestele.
Jah, inimesed tihtipeale ei ole kursis, mis on nagu tegelikult tööandja õigus, nagu kui palju tööandja tegelikult võib ja saab teada nende terviseandmetest. Et see olukord on oluliselt parem, kui paljud inimesed kardavad ja mõnikord aitab sellest, et selgitada, kuidas, mis olukorras ja kellel võib olla juurdepääs nende terviseandmetele. Ja, et kommenteerin siit omalt poolt ka veel vahele, et erinevate siis ravikeskustega, kus siis patsiente vastu võetakse, on võimalik tutvuda ka veel alkoinfo.ee lehel, et seal on ka need ravikeskused välja toodud. Siis võtan siin järjest veel, oli ka küsimus, et kas auditeerimine, saan siis aru, audit-testi tegemine, et see küsimus tuli umbes täpselt seal, kus Kätlin sellest rääkis, et kas see on raviarves vaja kodeerida. Seda raviarvele lisatakse küll see audit skoor. Kas seal on konkreetselt siis kood, mis läheb peale, et on tehtud audit-test? Jah? Jah, et see on ennetuses on, kui ma nüüd õigesti mäletan, on see nii-öelda see audit on seal see kohustuslik osa, et sa pead ikkagi selle auditi tegema ja siis sellega nii-öelda kodeerima, aga muidu me ikka ka paneme need sinna juurde. Oskad sa peast öelda, mis see kood on, mis peale läheb raviarvele? Läheb natuke aega võib-olla. Võtan nii kaua võib-olla järgmise küsimuse, et siin on ka jätkuks sellele ilmselt eelmisele teemale, ma arvan, et anonüümsuse teemale, et kui patsient töötab autojuhina, ei tohi olla ka kuritarvitamise mootorsõiduki juhi tervisekontrollil. See on selline kommentaarina, et võib-olla oskate seda täpsustada. Ma saan aru, et ei tohi olla käesolevat kuritarvitamist, et ma perearsti tööga puutun ikkagi võrdlemisi vähe kokku ja neid mootorsõiduki tervisekontrolle ma ei tee. Ma tean, et mulle on perearstid saatnud ambulatoorse tsükli käigus siis patsiente, kellel on olnud siis ainete kuritarvitamist või isegi sõltuvust ja ta soovib hinnangut, et kas see seisund on nüüdseks piisavalt paranenud, et patsiendile siis autojuhi luba ikkagi anda, aga ma täpsemalt ei oska seda teemat kommenteerida, sest ma ei puutu sellega ise nii palju kokku. Ja, et siin on veelgi üks selline ka nagu esmatasandi tervishoidu suunatud küsimus justkui, et kuidas on patsiendil juhilubade tervisetõendi pikendamisega, kui ta tunnistab, et on alkoholi või narkootiliste ainete sõltlane. Et kas on teil tulnud jutuks seda oma patsientidega? Jah, no selles suhtes, et nagu ma mainisin, et perearsti poolt on saadetud psühhiaatri poole patsiente selle eesmärgiga, et täpsustada seda ainete tarvistamise seisundit, et tal on olnud näiteks sõltuvuse või kuritarvitamise diagnoos välja pandud, aga patsient ise nagu kirjeldab oma seisundit hetkel selliseks, et hetkel selle ainega sellisel kujul probleeme ei ole, et see sõitmist takistaks ja siis on palunud hinnata, kuidas siis psühhiaatri meelest aga mul peast ei ole meeles, et mis see seadusandlus sellest kohast täpselt oli. Et ma ei oska selles osas täpsemalt kommenteerida. Et siin on ka osaleja kommentaar, et tervisetõendi väljastamine perearsti poolt on olnud takistustega, kui on patsiendi digiloos märge alkoholi kuritarvitamisest. Et ilmselt see siis vajab seal vastuvõtu käigus täpsemat uurimist ja täpsemat intervjueerimist nii-öelda, et mis seal siis toimunud on. Ja siis on veel küsimus, et kas noorukid peavad sõltuvuse ravi alustamiseks kaasama vanemad? See on nüüd selline küsimus, et see sõltub noorukist. Et üldjuhul noorukite ravis me väga julgustame ja igal vähimal võimalusel siis soovime kaasata vanemaid, aga tegelikult on ka olukordi, kus noorukite kodune keskkond ongi ägestav keskkond ja kui vanemaid teavitada või kaasata, siis see tooks kaasa hoopis situatsiooni väga olulise halvenemise, näiteks lapsed, kes ongi pärit nagu väga
keerulistest sotsiaalsetest oludest ja tegelikult on arsti ülesanne hinnata siis lapse sellist küpsust ja võimekust oma ravi üle otsustada ja kui siis arst leiab, et patsient on piisavalt küps oma ravi üle otsustamiseks ja on mingi põhjus, miks vanemaid mitte kaasata, siis me neid ei kaasa ja seda võib teha, aga ikkagi vähegi igal võimalusel, kui on ikkagi väga soovitav ikkagi nooruki vanemad kaasata, sest sageli see kodune keskkond on seotud sellega, miks ta tarvitab ja koduse keskkonna üle on vanematel väga suur mõju. Ja siis Kätlin, tulen korra tagasi selle juurde, et kas sa jõudsid selleni, et selle diagnoosikoodi näppu said? Diagnoosikood mul on. Või vabandust, raviteenuse arvele minev kood. Selles mõttes, et see Alko esmane see kood on mul olemas, aga kuidas see audit seal eraldi kodeeritakse, selles osas ma jään hetkel vastuse võlgu, et ma niimoodi kiiruga ei oska seda vastust sulle võtta, aga muidu on 3124 on see Alko esmane kood. Et siin veel tulevad chati ka kommentaarid, et riskiaste vastavalt auditskoorile pannakse diagnoosi juurde ja siis ka siin autojuhi tervisetõendi osas jagatakse infot, et meditsiinilised vastunäidustused siis esimesse gruppi kuuluvale juhile on siis kontrollimatu alkoholisõltuvus ja arsti hinnangul võimetus hoidude juhtimisest alkoholijoobes. Ehk siis see ongi seesama, vajab siis täpsustamist, et kas see vastab sellele kirjeldusele. Ja veel ka kommentaar, et kui patsient on pannud oma digiloo kinni, aga osaliselt on perearstil õigus loobuda autojuhi tõendi andmisest. Hea teada. Ja siis on küsimus ka siin Alval koolituste kohta, et kas neid planeeritakse veel teha. Tean ise kommenteerida seda, et praeguseks on mitte Alval koolitus, vaid Uval koolitus, mis on siis uimasti tarvitamine ehk et siis see alkoholi tarvitamise häire osa on liidetud siis teiste uimastite teemaga ja need koolitused on toimumas küll. On juba siin aprilli alguses üks, aga minu meelest on grupp täitunud ja on tulemas veel neid koolitusi, et Tervise Arengu Instituudi kodulehel on kindlasti see koolituste info üleval, et hoidke silm peal, vaadake, et koolitused toimuvad, aga mitte siis enam Alval nime all, vaid Uval nime all, et käsitletakse kõiki uimasteid, sealhulgas siis ka alkoholi. Ja keegi nobedate näppudega on jaganud kõiki audit testi neid koode ka, mis lähevad siis raviteenuste arvele, et vaadake siis chati ja väga tore, et seda infot siin jagatakse, et siis kõik üheskoos saavad targemaks ja teadlikumaks. Kui on veel küsimusi, siis kiirelt veel jõuate, enne kui otsad kokku tõmbame. Tundub, et hetkel ei laeku rohkem küsimusi. Aga siis mina tänan meie tänaseid lektoreid väga hea koolituse, väga hea juhendi tutvustuse eest ja ma loodan, et meie kuulajad said siis väga palju teadmisi juurde, said ka neid vastuvõtukoodid siis endale üles kirjutatud ja tänan teid veel kord, et olite meiega siin tänasel koolitusel ja vaadake ikka meid 24 koolituskalendrit järgmiste ravijuhendite osas. Aitäh teile ja kena päeva!